See auto, milles me istume, on BMW X3, aga väikenegi gaasivajutus või allavahetus reedab, et tegu on natukene järsema masinaga. Nimelt on see M40i, millele on oma käed külge löönud M-divisiooni tüübid, pannud siia aiste vahele oma veitsa järsema mootori ja timminud siit-sealt muud värki, nagu näiteks pidurid, vedrustus, välimus, aerodünaamika. Siin on veitsa teistsuguse profiiliga käigukast ja nii edasi. Üks asi, mille kallal ma väga tihti kobisen, eriti just selliste kähkusõitjate puhul, on roolitunnetus, eriti veel siis, kui tegu on elektrilise roolivõimendiga autoga. Nüüd selle masina puhul ei ole mul mingil põhjusel midagi halba öelda. Ma ei tea, mida M-division teinud on, mis maagia see on, aga vahepeal tekib tunne, et mul on teave sellest, mis esiratastal toimub ja millal nad pidamist kaotama hakkavad, käes juba enne, kui see päriselt juhtub. BMW väidab selle auto juures seda, et see on kõigist otsestest rivaalidest kiirem. Ehk siis 0-100 sprint käib 4,8 sekundiga. Linnakiiruseni sprint meie oludes käib kusagil, tagumiku tunnetus ütleb kusagil 1,5 sekundiga. Vahepeal on kuulda tagantpoolt ka selliseid toredaid praginaid. See on üks tore asi, mis tuleb kaasa selle sportsummutussüsteemiga, et kui sa valid sõiduprofiili Sport või Sport Plus, mis käib siit käigukangi juurest, siis muutub auto iseloom täiesti tuntavalt. Vedrustus muutub jäigemaks, roolitunnetus muutub veidi ja kogu mootori sõiduprofiil on täiesti tuntavalt teine. Tuleb kiita ka seda BMW X-Drive'i nelikvedu. Ma ausalt öeldes ootasin temalt natuke vähem, aga tegelikult tundub tegu olevat vägagi intuitiivse tagaveopõhise nelikveoskeemiga. Ehk siis, kui sa tahad sellisel jäisel teel ja lumisel teel, mille peal me praegu oleme, natukene lustida, siis kehtib täiesti see vana hea nelikveo loogika, et keera rattad sinna, kui sa tahad, et auto läheks, vajuta gaasi ja kui hakkab käest ära minema, siis keera rattaid rohkem sinna poole, kui sa tahad, et auto läheks ja vajuta veel rohkem gaasi. Ja see täiesti toimib ja on üpriski intuitiivne. Nii, mis mind senimaani on sportlikust maasturitest eemale hoidnud tõenäoliselt on eelarvamus, et kõik need on kompromiss mugava ja praktilise sõiduki vahel ja sportliku kähkusõitja vahel. No selle auto puhul ei ole nii. Ta on kõike seda, ta on mugav, ta on praktiline ja ta on kiire, ta on väga kiire. Ja selle hinna eest, mis see maksma peab, et see masin endale istumise alla soetada, saad sa naeratusi, elamusi, emotsioone küll ja veel. Ma arvan, et see on seda väärt. Ja see on esimene maastur, mille puhul ma julgen seda täiesti kindlalt väita.